Nagu eelmises video lõpus ütlesin, siis seekord näete seda, kuidas öökolm mind blokib lihtsalt. Ei taha liikuda ega midagi. Hey beauty, come on, move along. Alles siis, kui autoga temast mööda sõita üritan, siis laseb ta jalga. Täna siis oli ühe möö ja kuna sain oma amordijupid kätte, siis täna nüüd on aega Kabi töökojas ja vahetan kõik 4 amorti ära. Üks on tehtud, aega läks 1,5 tundi. Kuid ei ole hullu, sellepärast et sellest 1,5 tunnist õppisime ja järgmise teeme juba 0,5 tunniga ära. Võib-olla 50 minutit. Why are you in my bag, buddy? Get out of my bag. Are you friends? Ärkasin siis öösel mingisuguste helide peale ja panin taskulambi tööle telefoni küljes, kaamera tööle, nägin konna, kes mööda ringi, minu kotti ringi kalpses ja ronis. Loomulikult, nagu eelmises videos jällegi nägite, neid on sealkandis meil päris palju. Aga see konkreetne ilmselt hakkas külmetama ja kuivama seal AC käes, ehk siis õhk soojuspumba ja jahutava mõju käes. Ja märkamaks minu tuld ja mind lõpuks naeratas ta kaamerasse ja hello, hüppas otse minu käele. Sooja ilmselt. You're friendly, aren't you? Ja niimoodi seal tükk aega istus kuni minema hüppas. Ja veel kord lisimängudest. Janu oleks ta saanud kustutada nii tammides kui kraavides kui ka nende pritsijate poolt tekitatud sopaloikudes või loikudes, aga pigem oli tal lihtsalt igav. Veebruari keskpaigaks olid puuvillapöösad päris suured ja nende vahel risti läbikõndimine oli päris keeruline, aga jätkus päikseloojangute ja tõusude saatelt tööle minemine ja sealt tulemine. Lihtsalt sellises keskkonnas sõita, vaadake neid värve. See on lihtsalt midagi erilist. Muidugi valgus selle kaameraga, iPhone 5, kui ma eksin, 5S-i kaameraga teeb omad mängud ja rikub selle originaalpildi ära, aga see seal oli tihtipeale tõesti hämmastav. Nii et kahjuks seda nii pikalt taluma peate siin. Aga nagu lubatud, peale igasuguse valguse pildistamise ka natukene lähemalt puuvilla taimedest. Sellised lood, et viimased 2 põldu ja ootan siin, et need read seal. Raudirtse või neid sammusid on palju. Aga milline on siis puuvillataim, nagu teistes videos näinud olete, on siis tegu pöösaga Saaremaa keeles. Ja lehed on sellised vahtra lehe moodi veits. Sellised vahtra lehe moodi lehed. 5 siis lõpuga. 1, 2, 3, 4, 5, jah. Ja
Seda vist ole sellise lehe suurusega olegi nii-öelda täiskasvanud taim enam-vähem, mis on valmis siis korjamiseks. Siis õis on tal selline lillad ja punased lillad ja valged õied, mis kasvavad siis sealt harukohtadest välja. Ja siin õie sees siis on see tulevane vili, mis siis siit kohast, kus ma pöialdega pigistan, et siit kasvab siis see vili välja ja õis siis lõpeb, siin on näha ka väike vili. Õis siis jääb siia vilja otsa ja kukub küljest ära lõpus. Siin on siis see vili, imepisikene ja siis jah, see kasvab siis suureks ja siin sees on siis see puuvillatutt. Ja siin on siis versioon sellest viljast, mis on suuremaks kasvanud. Näha on, kus ennem oli õis on otsast ära kukkunud ja vili on siis selline üsna tugev muna või kuidas seda kutsuda. Ja siit muna seest, õnnestub see ühe käega lahti murda, siis nagu näete, siit seest tuleb siis välja see puuvill tähendab. Ja niisugune 4 sektsiooni avaneb. Osadest tulnukat filmidest tundub, et on saadud inspiratsiooni sellest puuvillast. Et avaneb siis 4 laiali ja siin sees on siis see puuvill, mis kasvab siis puhvi ja lahti lõpuks. Siin on 4 või isegi 8 koda vist. Ja igas selles tükis on 2 koda ja siis ta siis avaneb ja see puuvill siit välja tuleb. Näha siin kiud ja täitsa nagu vill oleks. See samamoodi käitub ja sellepärast ilmselt ongi puuvill ja siin on siis üks lahti koorunud õis. See on küll varakult ilmselt ära surnud see jätk, kuna see on näha, et see puuvill ei ole veel täiesti puhvi läinud, aga on ära nii-öelda valminud ja ära kuivanud. Siis see on ühe parema tüki ka, et see pole küll ideaalne, aga siis niimoodi nad siin peaksid arenema, et see läheb järjest rohkem ja rohkem puhvi ja siis tuleb see puuvill siit välja niiviisi. Aga tänapäeval seda käega enam ei korjata, masinad lõikavad kõik juppideks ja siis on see, vanasti sai niimoodi korjatud seda päris puhas käega välja korjatud ja päris puhas ja sees on seemned. Vahepeal rohutirtse ja putukaid oma näo pealt ära ajama. Aga siis, kui näeb, siis siin sees on sellised seemned. See on siis väga imelik inimesele, kes ei ole varem puuvilja näinud, et see seeme on siuke karvane seeme siin sees, et muidugi ta siin karvade sees kasvab puuvilla. Siin pole ime, et ta karvane. Ja siit siis kasvab uus seeme nagu vilja sees ikka ja nagu ütlesin, tänapäeval koristatakse masinaga need asjad ära ja seega ei ole asi nii puhas, vaid seemnetel on siin sees ka siis kogu see jura, pluss veel siis pöösa enda tükid, mis kuna see masin siis põhimõtteliselt hakseldab selle maha sealt. Lehed eemaldatakse kemikaalidega teatud ajal ja siis need lehed kukuvad maha ja siis peale seda masinad korjavad paukuste küljest need tutid ära ja hakseldavad läbi ja lähevad siis generisse, kus siis toimub siis viimane puhastamine. Sest puhastamist ma väga palju ei tea, aga lõpuks peaks tulema enam-vähem puhas puuvill välja. Aga kell 1 öösel ja poole tunni pärast peaks minema ja tegema vahetuse põllu peal. Seega, see later alligator. Siin on siis üks osa meie tammist. Ma praegu võtnud, aga praegu me ei võtagi siit nurgast otsa. Siin taga on kurepesad selle vaidaga. Pumbavad meie sabavett tagasi kurepessa.
siis uuesti teist korda ringi läheb ja siis läheb mitmeid korda. Siit on siis näha seda tammi ja näha neid triipe, kuidas siis vesi on madalamaks läinud, kõigepealt kõrgemaks ja siis uuesti madalamaks jälle. Siuke väga sürr vaatepilt on, nagu kuskil Ameerika Baius, kuskil Miami või seal Florida poolsaarel. Aga selline ta siis on, lihtsalt on üle ujutatud ja muud jäsed kõik on siiski seal. Teisel pool on siis samasugune maa paistatud tagant, metsapiir. Ja ülejäänud on siis põldudeks ja vastavaks infrastruktuuriks. Mõtlesin, et teeks tutvust selle tegelasega. Aga paljajalu on väga valus sinna poole tammuda. Igasugused teravad asjad. Aga teeme proovi. Kohalikud ütlevad, et nad võivad päris kiired olla, et seega ettevaatlik olla, aga oleks mul need tennisid jalas, siis jooksin talle järgi. Siin on nii palju teravaid asju. Vist ei taha väga sõprust teha. Jällegi ei tea, kui hästi näha on, aga selliste kõrbe lokatsioonide puhul on kuivaäikese tormid väga tavalised. Terve see horisont sähvib. Ilmselt väga hästi ei ole näha. Aga filmisin seda sellegi poolest ja väiksed sähvatused siia ka välja lõikasin, ehkki ma ei tea, kui palju neid mõtet on. Et jällegi laivis sähvimine oli ümber ringi, aga lihtsalt ei jõua ju kaameraga reageerida õigel ajal. Ja vahest mängisime ka piljardit. Hit the white onto here, and the white's going to hit the 4 in, but it's going to get the 7 off the bush, then you've got the 2. Oh, okay. Okay, yeah, that sounds good. Okay, yeah, that sounds good. Selles mõttes Rick ja Bruce ja nemad tulid lõpuks seal nagu pere ja praegu seda videot vaadates kisub nägu naerule ja tuleb igatsus sinna tagasi tööle minna hirmsasti. Täitsa nagu omad. But he's got the 2 and then you can run the 7 up. Look at the stance. Ah! What? Ja siia väike pilt minu puuvilla hooajal kasutatud särgist ja üks korralik inimene peakski kandma oma riided niimoodi läbi, mitte iga väikse asja pärast ära viskama. Järgmises osas õpin peaaegu surfama, käin Eestis sõbraga pidu panemas, külastan ka Rootsit ja perekonda ning näen ühe Eesti muusikavideo telgitaguseid.